hommikust. Olen siin oma tassikese teega ja natuke jagan sinuga seda kohta, kust ma nüüd läbi olen tulnud ja kust ma olen ja kuhu ma liikumas olen. Võib-olla see toetab ka sind, kus iganes sa parajasti oled. Et nüüd on 6 aega möödas sellest, kui meil toimus Eesti keskne rännaku intensiivseminar veebis. Ja tegelikult läks nii, et kohe, kui see seminar läbi oli, läksin ma enda isikliku elu ja enda isiklike selliste sügavate teemadega nii sisse, et ma kadusin täitsa ära välismaailma jaoks. Ja ma olen tegelikult selle viimased 6 aega veetnud suuremas osa ajast vaikuses iseendaga, vaadates enda sisse, püüdes endas selgust saada, et kuidas ma siis oma elus nüüd edasi tahan liikuda. Ja üldse mitte mingit draamat või mingit tohutult keerukust ei ole selles. Lihtsalt meil kõigil ju tegelikult on vaja võtta neid pause ja hetki ja joondumise kohti, kus me teeme korraks pausi ja vaatame, millega ma siin üldse tegelen, miks ma seda teen, kuhu ma tegelikult liikuda tahan, mis mu see palve siin sees on ja kas see, kuidas ma praegu liigun, resoneerub selle palvega. Ja vahel võib olla see, et on vaja teha raskeid otsuseid ja siis on meel hakkab kahtlema ja kuidas sa siis leiad selle koha endas üles, mis siis on see, mis ütleb sulle, et sa tead tegelikult alati, mis on õige valik sinu jaoks. Ja minu jaoks tänu sellele, et rännaku meetodi praktikad on nii loomulik osa minust, siis ma tean võtteid ja viise, kuidas jõuda selle enda olemuse juurde ja selle sügavama juhatuse juurde. Ja vaatamata sellele minu meel ikka võib tagajalgadele tõusta ja öelda, et aga kuidas siis nii ja võimalusi on väga mitmeid ja ongi ja meil on alati valikute kohad, et ja ükski valik ei ole iseenesest vale, aga et leida enda jaoks see selline kõige harmoonilisem valik, on vaja olla ühenduses sellega, mis on su südamekutse, mis on see, mida su süda kutsub sind tegema. Kõlab võib-olla natukene selliselt new age-ilikult või et südamekutse, kõik on meel. Aga kusagil sügaval sisimas me teame tegelikult, miks me siin oleme, kes me oleme ja kuidas me luua tahame. Et need vastused on meie sees alati olemas. Ja nüüd neid vaikuse hetki, neid pause, kus ma astun sellelt kiirrongilt maha, ei tee mitte midagi enam. Alistun ja annan järgi nii-öelda, annan lahti, annan vabaks kõik. Ei püüa juhtida, ei püüa hoida koos, ei püüa midagi. Neid hetki on meil väga-väga vaja selleks, et me liiguksime selguses ja sellises mõnusas usalduses. Ja isegi nende vaikuse hetkede jaoks ma märkasin, oli vaja tuletada meelde, et ma võin usaldada. Ja ma võin usaldada, et kui ma lähen teadmata tähtajaks pausile, kaon ära, ei kirjuta uudiskirju, ei postita sotsiaalmeedias, ei tee järgmiseid plaane, kuhu edasi liikuda. Et
et maailm ei jää seisma ja et kõik on hästi sellega. Ja kuigi ma arvasin, et see protsess saab olema lühem, et ma võtan lühema pausi, siis lõpuks ikkagi läks ikkagi 6 aega, enne kui ma tundsin, et okei, nüüd ma olen valmis tasatargu uuesti astuma rajale ja tegutsema ja looma. Ja siin ma nüüd olen. Ja võib-olla minu tänase video salvestuse sõnum on sulle ka üks sõnum, et võta aega ja olla endaga vaikuses. Ja väga tihti me ei tee seda või me arvame, et me teeme seda, aga tegelikult meil on alati mingi müra kusagil. Võib-olla, pane tähele, kuidas sul on, et võib-olla sul alati muusika mängib või telekas mängib või sa alati oled mingit infot ammutamas või raamatut lugemas. Ja kõik need asjad on hästi mõnusad ja need on oma koht. Aga selleks, et aru saada, kus ma tegelikult praegu siin selles hetkes olen ja mis minu sees tegelikult toimub, on vaja võtta kõik need stiimulid nii-öelda maha ja vaadata siis, okei, kui mitte miski ei täida mind helide, aistingute, ma ei võta mingit infot enda sisse, siis mis see on see, mis minu sees siis on, mida ma siis kogen siin enda kehatempli tasandil. Ja võib juhtuda, et sa avastad, et see ei olegi nii lihtne olla lihtsalt ilma vaikuses, ilma muusikata, ilma mediteerimata, lihtsalt olla ilma tegemata midagi, ilma millegita. Ja see on hästi hea koht, isegi kui see on see ebamugavuse koht, siis tervitada ka seda igavust või rahutust või et okei, et tegelikult mul ei ole aega seda teha ja mis iganes see meel räägib. Aga teed otsust, okei, 10 minutit, ma ei tee mitte midagi, ma lihtsalt olen tähelepanuga endal ja vaatlen. Võib-olla siin on kõik väga õnnis ja tänutundes ja helge ja rahus aga võib-olla siin on ka mingisugune ärevus sees või pinge või ebamugavus või rahutusetud ja võib-olla teadvustamine, et oi, ma ei oskagi niimoodi olla. Et olla kõige sellega, mida sa selles peatumise hetkes, kui sa tuled stiimulite rongi pealt maha ja teha sellele ruumi, mis siin sinu jaoks siis on. Ja siin võivad ollagi mõtted, tahaksid rännata kuskile ja märka ka seda, et kui sa ei lähe rändama mõtetega, plaanidega, murede ja unistustega, et sa lihtsalt märkad, mu meel tahab hüpata sinna, mu meel hüppab sinna. Sa justkui astud sammu tagasi ja vaatled enda keha tasandit, mis siin on. Oma meele tasandit, mis sellega toimub, emotsionaalset tasandit. Ja ilma hinnanguta, ilma midagi vajaduseta midagi sellega teha, lihtsalt hoides endale ruumi. Ja märgates, et sa selle vaikuse momendi koha pealt ei hüppa välja ka siis, et okei, nüüd mul on kiire, vaid et tulla sellesse kohta, kus kui nüüd
ei ole vaja sellest vaikusest välja tulla. kui on tekkinud see moment, et okei, ma alistun sellele hetkele. Ja siis tunda, et okei, ma nüüd liigun edasi. Mis mu päevaplaanid olid? Kuhu ma liikuma pean? Mis mul vaja täna teha on? Et need vaikuse hetked on hästi olulised. Me tihti unustame need ära, mina ka unustan neid teha. Ja nüüd see viimane kuu aega on olnud minu jaoks tõesti see koht, kus ma uuesti langen sellesse vaikusesse, aeglustumisse ja pehmesse kulgemisse. Et kuidas seda teha? Kuidas läbi usalduse liikuda? Kehatunnetuse. Vaata. Ja üks teine tore praktika, mida ma praegu tegema hakkasin, oli see, et ma lähen hommikuti õue paljajalu. Ma just tegin tagahoovis päikesetervitusi. Salvestasin ühe video sellest. Mul on parajasti käsil ühe grupi inimestega kevadpuhastus, kus on siis toitumine, liikumine, toidulisandid, mis aitavad siis kehal puhastuda, looduslikud. Niisugune 30-päevane teekond. Ja tegin neile just selle päikesetervituse video valmis, et avastasin, et nii tore. Ma saan praegu minna õue teha neid harjutusi muru peal. Ja mis see kutse mul on, et mine õue paljajalu, tõesti ühendu maaga ja tead, paljajalu maa peal käimine on ülimalt äge vaimne praktika. Ja see ei ole küll väga vaimne justkui, aga ta on ülimalt harmoniseeriva toimega meile. Ja sa võid märgata, et kui sa seda niimoodi regulaarselt teed, proovi nädal aega järjest, vaata, mis juhtub. Et sa tunned ennast palju tasakaalukama ja maandatuma tänu sellele ülejäänud päevaga, kui sa oled selle maaühenduse loonud. Et me kanname jalanõusid, kõnnime betooni peal, asfaldi peal. Me ei käi nii palju õues võib-olla kui vaja ja kui käime, siis nagu ma ütlesin, jalanõudes. Aga võtta võib-olla selle jalutuskäigu ajal mingi hetk, kus sa võtad need papud jalast ära ja kõnnid 5-10 minutit praegu siin selles kevadises murus mulla peal, kergelt jahe. Ja tõesti tunnetad seda ühendust. See on väga mõnus, soovitan. Ja muide, üks asi veel, mul läks täitsa meelest ära see, aga et Brandon Peis, kes on rännaku meetodi looja, on teinud täiesti erakordse ja ma saan aru ka ainukordse sellise pakkumise kõikidele inimestele vist üle maailma. Minu teada praegu on see, et mai teises pooles on tulemas rännaku intensiivseminar Euroopa keskne. Ja see ongi 2 päeva ja siis on seal 3. päeva minu juures ka juures. Ehk põhimõtteliselt seesama intensiivseminar, mida me just 6 aega tagasi Eesti-siseselt tegime, tuleb Euroopa keskne. Ja see on täiesti enneolematult soodsa hinnaga, 147 € vist. Selles mõttes mitte kunagi ajaloos ei ole rännakuseminari sellise hinnaga müüdud või pakutud. Põhjus, miks ta sellega välja tuli, oli see, et ta on nii sügavalt puudutatud sellest, mis maailmas praegu toimub. Selle sõjavalguses, nende hinnamuutuste valguses, mis meie esmatarbe asjadega seoses on. Et maailm on nagu nii suures raputuses hetkel, mis puudutab turvatunnet, et ta tegi selle pakkumise, ainukordse pakkumise neile inimestel, kes tunnevad võib-olla, et varasemalt, et see seminar on nende jaoks ei ole nagu kättesaadav finantsiliselt olnud. Siis ma ütlen, 147 € on täiesti
no see on kingitus, see on nagu ma olin täiesti hämmingus, kui ma nägin seda sõnumit, et selline võimalus võtta osa sellest seminarist. See on inglise keeles, kuna ta on Euroopa-sisene, aga ma kirjutasin peakontorile ja küsisin, et kuidas selle eestikeelse tõlkega lood on. Siis ta ütles, et kui on vähemalt 13 eestlast osalemas, siis nad saavad pakkuda ka tõlget. Nii et isegi kui sa tunned, et inglise keelt sa kindlasti ei ole valmis, siis kirjuta vähemalt mulle, et sa tahad kindlasti osaleda, panen ennast ootelisti, kui on mul 13 inimest kindlasti täis, siis ma annan märku ja sa saad ennast registreerida ja saad eestikeelse tõlkega. See on 21 kuni 20, ühesõnaga ma panen siia kirja sisse ka selle kuupäeva, aga mai teine pool, 20. paiku oli see. Nii et kui sa oled tundnud, et sa tahad rännakumeetodit õppida, siis ma ei tea paremat võimalust, mitte et ma ei usu, et seda pakkumist enam tuleb, sest seda pole varem kunagi olnud. Nii et jah, nüüd on sul võimalus pardale hüpata, kinkida endale see erakordne võimalus õppida seda meetodit. Nii et kasuta kindlasti seda sooduskoodi, mis siin kirjas sees on olemas, et seda niimoodi 70% hinnaalandust saada ja tule osalema. See on võimas sügav tervendus, mida sa selle 3 päeva jooksul saad. Ja loome ilusamat maailma enda sees ja läbi selle ka enda väljaspool.